Tere ilusat neljapäeva ja mul on hea meel sind taas näha Inspiratsiooniraamatukogu Facebooki lehel ja et sa oled tulnud siia, et kuulata ja vaadata meie järjekordset virtuaalset vestlust. Me oleme rääkinud juba pikka aega stressist. Oleme rääkinud stressist erinevatest vaatevinklitest lähtuvalt, küll oleme lähenenud sellele teemale läbi toitumise, küll läbi tööpsühholoogia, küll läbi trenni ja igasuguste muude asjade. Täna ei erine selles mõttes teemade puhul väga palju eelmistest, sest me räägime ikkagi endiselt stressist, sest millegipärast on see täna meie jaoks üks olulisemaid teemasid. Mismoodi seda ennetada, kas seda on enam võimalik ennetada või vähemalt mismoodi sellega hakkama saada. Teine asi, mis meie igapäevaseks kaasteeliseks on praegusel ajal saanud, on muutused. Ja ka need võivad olla väga paljuski inimestele stressiallikad, osadele on nad muidugi ka stressi leevendajad, aga enamasti siiski inimene nagu väga vist muutusi oma elus ei armasta, et justkui mida siledam on vesi, seda turvalisem on olla. Aga täna me räägime stressist puhtalt inimpsühholoogia nurga alt. Aga enne kui me teema ja meie külalise juurde lähme, tahan ma sulle meelde tuletada, et kui sul meie vestluse ajal peaks tulema taaskord täiesti vastupandamatu soov endale soetada raamat Kuidas stressiküüsist pääseda, siis meie Inspiratsiooniraamatukogu e-pood on avatud 24 tundi. Ukse peal maski ei kontrollita, kõik on turvaline, võid minna sinna igal ajahetkel poodi vaatama, milliseid raamatuid meil veel pakkuda on. Ma olen sinna sinu jaoks teinud ära ka mõned sellised paketid, mõned kombod, mis raamatutest, mis mingisugust probleemi koos võiksid võib-olla sinu jaoks hästi lahendada. Aga nagu ikka, meie vestluste peakangelaseks on minu külalised alati ja taustajõuks seesama Rangan Chatterjee raamat Kuidas stressiküüsist pääseda. Täna on minu vestluspartneriks naine, kes, kui ma mõtlesin, mismoodi teda iseloomustada, siis mulle väga tundus, et tema oli küll raudselt esireas, kui kõige vägevam andeid, tarkust ja ilu jagas. Tema nimelt suudab mängleva kergusega võluda välja maksimumi nii varvaskingadest kui klaverist kui saksofonist. Ja kindlasti millestki veel, aga neid kolme olen mina isiklikult oma silmaga näinud. Tere tulemast Inspiratsiooniraamatukogu seinale psühholoogiadoktor, muutuste ja arengunõustaja, coach Eva-Maria Kangro. Tere! No tere, Kris! Võtame su selle plejaadi nimetusi siis nüüd üksipulgi lahti. Hakkame sellest, mis on nii-öelda hariduslik. Sa oled psühholoogia doktor, doktorikraadiga. Kas oli midagi, mis oli su lapsepõlve unistus? Sündisid ja teadsid, et selleks tahan saada? Jaa, päris pisikesena ei teadnud, et selline asi üldse olemas on, nagu psühholoogia doktor. Aga see teekond on minu jaoks kulgenud kuidagi hästi loomulikku teed pidi, sest et mind on alati huvitanud inimene ja inimeseks olemine, kuidas inimese pea töötab, miks me oleme sellised, nagu me oleme, et tõesti selline ehe huvi inimeseks olemise vastu. Ja eks ka ema on olnud selline inspireerija, et ta on ka selline valdkonnas nagu tegutsenud, küll rohkem haridusvaldkonnas, ka ülikoolis ja teadustööd pikalt teinud. Ja ma olen nagu näinud, et see teadlase elu on hästi põnev ja väga praktiline tegelikult. Ja minu huvi ka inimpsüühika vastu sai kogu aeg niimoodi tuure juurde selle võrra, kuidas ma psühholoogiat õppisin. Et ma kuidagi raadsin seda õppimist katki jätta. Et doktorantuur et see doktorantuur tundus kuidagi selline loomulik jätk, et siis alles kuidagi nagu põnevaks läks, et sai ikka päriselt minna uurima ja puurima teemadesse sisse, et miks me siis oleme sellised, nagu me oleme. Ja see oligi väga põnev teekond ja lõpuks siis päädis sellega,
et ühel hetkel oli töö kaante vahel, aga see kõik oli selline põnev ja huvitav teekond. Nii et ei ole olnud selline eesmärk iseeneses. Leidsid siis vastuse, miks me sellised oleme? Selles mõttes on psühholoogia hästi huvitav valdkond, et ei saa öelda, et täpselt teaks kõike peensusteni, et tegelikult on see avastamine käib kogu aeg, et me õnneks ei tea ju päriselt siiamaani ka veel kõike aju kohta, et aju on niivõrd huvitav organ, kus pesitseb veel huvitavam nähtus nagu psüühika, mida ei ole mitte kellelgi tegelikult õnnestunud tänaseks päriselt järgi mudeldada või tehnoloogiaga asendada. Et ühest küljest jah, meie psüühika allub mingisugustele seaduspärasustele ja võime teha mingeid ennustusi inimeste kohta ja ka väga palju head tuua inimeste ellu, aidates raskustest üle saada. Ja teisest küljest on ikkagi väga palju salapära ja ka seda, mida me veel ei tea. Nii et see ongi hästi põnev, see avastamine on selline jätkub. Nii et vähemalt on tegu ühe sellise valdkonnaga, kus õppimist on nagu kuni viimase valitud hetkeni siis. Mulle tundub küll nii, et kuigi võiks ka niimoodi mõtelda, et kas on üldse sellist valdkonda, kus lagi on ees ja kus üleüldse ei ole võimalik areneda, et tegelikult igas valdkonnas on midagi sellist. Et ma arvan, et see ongi võib-olla üks põnev asi elus, mis meid hoiab käimas ja mis hoiab sellist positiivset tulevikuvaadet. Et kui sa lähed millessegi süvitsi sisse ja millesse sa lähed süvitsi sisse, võib olla ka sina ise ennast avastades, siis see maailm muutub hästi põnevaks ja hästi mitmekesiseks ja sa hakkad avastama järjest veel ja veel ja veel. Et see, mis võib-olla niimoodi kaugelt vaadates tundub kuidagi pidi selge või üheplaaniline, siis sinna sisse minnes on see põnev ja keeruline, et kas me räägime kudumisest või laulmisest või psühholoogiast. Aga mis asi see muutuste arengunõustaja on? Sa ka siis nagu kaevad inimese sees ja aitad tal siis iseendaga rohkem tuttavaks saada ja leida siis neid atribuute, mismoodi oma eluga hakkama saada või kuidas see välja näeb? No isiklikul pinnal ja tegelikult ka organisatsiooni tasandil laias laastus jah, et mina ja meeskond, siis me aitame viia ellu muutusi ja kohaneda võimalikult hästi nende elumuutustega, mis lihtsalt on. Et selle asemel, et võidelda või selle asemel, et kuidagi pidi hambad ristis läbi suruda, on pigem mõtet teha need muutused enda jaoks kasulikuks ja vaadata, et kuidas leida need viisid, kuidas võimalikult edukalt kohaneda. Ja mida rohkem meie elus on siis muutlikkust ja määramatust, seda keerulisem aju jaoks on see kohanemisülesanne. Siis on teinekord vaja natuke lülitada õigeid nuppe ja proovida teise nurga alt läheneda, et siis neid uusi võimalusi avastada. Et see ongi põnev tegelikult, et meil ei ole kõik asjad läbi proovitud. Nii oleks väga lihtne, kui sa saaksid panna oma autopiloodil, aga reaalses elus, eriti praegu, kus meil tõesti on maailm väga muutlik ja täis määramatust ja seda stressi on palju, et kuidas siis elu tervelt ellu jääda ja teha ja viia neid muutusi omalt poolt ellu sellisel moel, et see elu oleks võimalikult elamist väärt ja kasulik. Sa ütlesid väga kihvti sõnapaari elu tervelt ellu jääda. Et jah, ellujäämine tõesti on üks asi omaette, aga just elu tervelt ellujäämine. Kuidas sa praegu meile nagu eestlastena vaadates kõike seda, mismoodi me siin sotsiaalmeedias üksteisega juba oleme suhtlema hakanud, et osad siin näitavad juba inimliku madaluse kõrgust välja ja et mis hinde sa meile annaksid, mismoodi me oleme väikese ja potentsiaalselt väga kokkuhoidva rahvusena oma muutustega praegu osanud inimlikus plaanis hakkama saada? Juba raske on niimoodi hinnangut anda, et tavaliselt on ju palju lihtsam neid asju pärast tagantjärgi mingisuguses kontekstis hinnata, et kuidas me ühe või teise
kohanemisülesandega hakkama saime. Et vastus on võib-olla see, et me teeme praegu endast olenevalt parima, mis teha saab, et igaüks siis nagu omal moel, et kokkuvõttes mulle tundub, et mis sest, et meie tähelepanu läheb väga kergesti negatiivsele, et meil jäävad silma võib-olla rohkem rumalused, meil jäävad silma need asjad, mis lähevad risti meie väärtusruumiga. Meile tundub, et see maailm on tõesti aeg-ajalt selline kohutav koht, nii arengute mõttes kui ka selles mõttes, kuidas käituvad teised inimesed, siis tegelikkuses need raskused jällegi ikkagi ühendavad inimesi ja sellisel kollektiivsel tasandil aitavad esile tuua meis inimestena palju rohkem empaatiat. Et see selline raskustega hakkama saamine, otsides seda sisemist jõudu ja ka teiste inimeste tuge, on see, mis edasi viib. Et see koostööoskus üksteisega, aga koostööoskus oma sellise sisemiste minadega, mida meil on tegelikult päris palju sees. Et mulle tundub, et me saame päris hästi hakkama, kuigi tundub, et vahepeal on seda lahmimist päris palju. Aga lihtsalt praeguseks võib-olla tundub, et inimesed on ka väsinud, et seda määramatuse ja muutustega kohanemise või ebamugavusega kohanemise aeg on olnud nii pikk, et ühest küljest küll me harjume, mis on ka psüühika oluline funktsioon, et me teinekord natuke unustame selle ära, et ega siis me harjume ära, kui on natuke ebamugav olla, siis ühel hetkel see ei tundu enam nii ebamugav, sest et sa oled sellega harjunud. Aga teisest küljest, kui sa iga päev pead ennast kuidagi pidi jälle uuesti ületama ja see ei päädi mingisuguse kokkuvõttes mingi hüvega, vaid asjad lähevad hullemaks, siis see jällegi väsitab ja see tekitab stressi. Huvitav, kas meil oleks olnud kergem, kui meid oleks ja poleks on muidugi toredad tüübid ja paralleelmaailmaid ei ole olemas, nii et me päris täpselt ei tea, aga kui lihtsalt niimoodi mõelda, et kas meil oleks olnud kergem psüühiliselt kogu selle praeguse olukorraga hakkama saada, kui meil oleks olnud see esimene aastatagune olukord kohe nagu lockdown ja meid oleks kohe pandud kinni, mitte solgutatud niimoodi, et kogu aeg midagi muutub. Et kui oleks kohe olnud nagu hullem olukord meil liikumise ja asjadega, kas me oleksime sellega harjunud paremini kui sellega, et kogu aeg nagu on mingisugune väike muutus? Hullemaks, paremaks. See on kahe otsaga asi, et kas see, kuidas me tõlgendame praegu lockdowni inimlikult, on natuke teine asi, kui me oleksime seda tõlgendanud või kuidas me seda tõlgendasime aasta aega tagasi. Et aasta aega tagasi tegelikult oli see šokeeriv moment oli tegelikult ju palju tugevam, kui see on üleüldiselt nagu praegu, kui me mõtleme, et kõik on justkui kinni ja samal ajal me oleme kohanenud hakkama saama, et enamik meist kuidagi pidi on leiutanud ka ettevõtted viise, kuidas leida uusi ideid oma teenuste pakkumiseks. Jah, loomulikult hästi kehvas seisus on kultuurivaldkond, kus on tõepoolest kuidagi pidi nagu see osa inimpsüühikale niivõrd vajalikust, mida me võib-olla, mis on tegelikult, ütleme nii, et selleks elutervise hoidmiseks sama oluline kui leib ja kartul, eks ju. Et see, et sa saad ka kogeda seda kultuuri oma erinevates vormides, et kui sellele on praegu selles mõttes nagu tõmmatud kang peale, siis tegelikult see on selline mitte ainult nendele inimestele endile, kes on kaotanud töö, kes on kultuuriinimesed, vaid ka kultuuritarbijatele. Tegelikult on see selline väikestes doosides stress, et mida sa kogu aeg saad, sest et sa oled jäetud ilma millestki väga olulisest, mis on see loomingu kogemine. See on psüühikale tohutult tähtis ja oluline. Nii ise tegemise mõttes kui ka kogemise mõttes. Aga ma just praegu mõtlen, et huvitav, äkki see on meie jaoks nagu selline kogemus, mis viib meid lähemale selle
just selle kultuuri väärtustamisele. Et kui ma olen millestki ilma jäänud, siis ma oskan alles siis seda teadvustada, väärtustada, et mida see tähendab. Ja, et ka see on tõepoolest üks selline tegelikult karm mehhanism, eks ju. Et aga selleks tõepoolest, et märgata positiivset, pean sellest ilma jääma. Et siin me jõuame ka selleni, et kuivõrd oluline on treenida iseendas oskust seda positiivset teadlikult tähele panna. Sest aju või psüühika täpsemalt kipub võtma positiivset enesest mõistetavana. See on midagi, mis on normaalne. Et me ei ole evolutsiooniliselt treenitud tähele panema positiivset. Me paneme tähele negatiivset väga teravalt hästi, sellepärast, et see võimaldab meil ellu jääda, eks, et ohule reageerida. Aga kui midagi on väga hästi, siis see on ju normaalne. Ja me unustame sageli sellest positiivsest teadlikult välja teha. Ja see on tegelikult väga suur probleem, sest et kui seda positiivset enam ei ole, siis on see väga suur defitsiit psüühika jaoks. Ja seal tegelikult ongi üks väga lihtne nipp juhtida teadlikult tähelepanu nendele väikestele momentidele, mis sulle rõõmu valmistavad ja mis on su elus hästi. Sest nii sa kinnistad. Tegelikult on siis see põhjus, miks meile soovitatakse pidada ala tänulikkuse päevikut või seda, et me õpiksime siis nägema neid asju, mida me evolutsiooniliselt kunagi ei ole pidanud tähtsaks pidama. Jah, või mis on kuidagi pidi niimoodi selline enesestmõistetav osa, mis suga elus kaasa kulgeb, aga samal ajal, mis on sellise elutervise toitmise seisukohast väga-väga oluline. Ja see on tõepoolest üks nipp, mida saab enese heaks väga lihtsasti kasutada, hakata teadlikult märkama. Ja siin taga on üks tegelikult selline lihtne neuropsühholoogiline mehhanism, et ajus on kõik seoste küsimus. Ja need seosed, mida me kasutame, need muutuvad tugevamaks. Ja need seosed, mida me ei kasuta, need on kas nõrgad või hävivad üldse. Ja selleks, et me oleksime stressile vastupidavamad ja selleks, et me elus oleks rohkem rõõmu, siis tuleb neid rõõmu toovaid seoseid aju sisse tekitada ja võimendada. Ehk see, et iga kord, kui sa midagi positiivset tähele paned, siis tegelikult sa kinnistad enda ajus seda seost, et elamine on täitsa tore asi. Nii et seadus, ainult et ajusiseste seoste loomisega. Jaa, just, et selles mõttes on see selline väga nagu lihtne põhimõte, ja vastupidi, et kui sa ikkagi väga palju juhid tähelepanu sellele, mis on halvasti, siis selles mõttes need seosed kinnistuvadki ja siis tundubki nii, et halb on väga palju ja head ei ole üldse. Mulle meenub sellega, ma väga vabandan, üks anekdoot. No, väga tore. Mees sõidab trammis ja mõtleb, et töö on nõme, naine on lohakas, ilm on kogu aeg, ingel istub õla peal ja ütleb, väga huvitavad soovid, aga no hea küll. Just. Ainult seda ja korrutame, siis on see siis need ajuteed või on see siis külgetõmbeseadus või ingel meie õla peal, tegelikult on tegu ühe ja sama asjaga, aga me seda täpselt saame. Just, ja siin on ka see küsimus, et vali, milline tõlgendus sulle endale paremini sobib ja sind paremini kõnetab, et nii on täpselt. Räägime nüüd korra sinu hobidest ka, enne kui me lähme sinna juba täitsa selle veel tõsisemate teemade juurde. Palun selgita oma balletti. Ma saan sellest aru, kuidas väike tüdruk pannakse balletti õppima. Sinna ma saan aru ja siis ma saan aru, kui nad lähevad juhtumisi kas siis Estoniasse või Vanemuise teatrisse balletitruppi ja on seal baleriinid. Aga kuidas sina oma tööde kõrvalt ja miks sellist ala viljeled, mis ei ole niimoodi nagu jalgrattasõit, et ükskord õppisid selgeks ja siis elu lõpuni oskad?
et see on ju no see ei ole mitte kerge ja see ei ole mitte vähe aeganõudev hobi, mida sa teed. Miks sa seda teed? Sellepärast Selles mõttes, et respekt, et sa seda teed. siin on mitu asja. Esiteks, see kõige olulisem, et ma väga naudin. Ma väga naudin seda tegevust ja see on ka asi, mis toimib justkui sellise eneseteraapiana. Et ühest küljest on selle pingutuse moment ja füüsiline pingutus, ma ütleks, on psüühilisele tervisele nagu tohutult kasulik asi. Mida iganes sa teed, et kui sa pidevalt natukene ennast ületad ja proovid natukene saada paremaks, siis see on väga oluline selline jällegi selline mehhanism, mis teeb sind õnnelikumaks ja tugevamaks. Nii, aga lihtsalt, et sellega ei saa ka üle pingutada, et kui sa liiga palju pingutad, siis on nagu teistpidi halvasti. Aga teine asi on siin juures see, et ballett on selline ala, et kui sa balletiga tegeled, siis sa tõepoolest ei saa sellel samal hetkel mitte millegi muuga tegeleda. Ehk see on minu võimalus keskenduda oma tähelepanu ühele asjale korraga, mis on ka aju mõttes jällegi väga-väga oluline funktsioon. See aitab esiteks treenida seda vaimselt vormis püsimist, aga teiseks ta niivõrd palju vabastab ja lõõgastab kogu sellest üleüldisest virvarrist, mis muidu aju täidaks ja väsitaks. Ja selles mõttes, et õppides oma keha valitsema ja neid lihaseid pingutama ja painutama sellisel moel, nagu balletis seda tehakse, on hästi palju sarnane sellele, kuidas me tegelikult iseenda psüühilise juhtimisega tegeleme. Et see, kuidas sa iseenda heaolu eest vaimses plaanis hoolitsed, on põhimõtteliselt seesama. Et see nauding, et see pingutus ja samal ajal see paindlikkuse arendamine, edendamine, et need käivad käsi käes. Nii et minu jaoks balletil ja psüühilisel tervise hoidmisel on väga-väga palju sarnaseid jooni. Ja eelkõige muidugi ka see, et ikkagi see nauding. Et lihtsalt ballett loomulikult ei sobi siis, kui sulle klassikaline muusika ei meeldi või kui sulle selle žanri esteetika ei meeldi, siis pole mõtet. Et ei ole selline imerohi, et võtad pitsikese ja siis sa oled õnnelikum inimene. Ma arvan, et igal inimesel on see oma ala. Kas sa klaverit mängides suudad millelegi muule mõelda? Ei. Et sellega on natuke see sama asi ja, et nagu ma arvan, et mis iganes teise nagu tegevusega, millega kaasneb selline loominguline ja füüsiline moment, et see on hästi füüsiline, et sa oled nagu päriselt oma aistmismeeltega 100% kohal ja muusikaga tegelemine, et mis iganes instrument see siis on see kas su oma hääl või sa mängid mingit pilli, see vallandab nagu väga palju positiivset neurokeemiat ühelt poolt, see kogemus, mis tuleb sellisest loomingulisest ja muusika elamusest. Ja teine asi on see, et see edendab ka aju koordinatsiooni. Ja sa ei saa samal ajal tegelikult muretseda, kui sa mängid mingisugust endale ilusat, sümpaatset lugu, mida sa naudid. Et minu jaoks see klaverimäng on ka ikkagi täiesti selline eneseteraapia. Et ma väga armastan seda, kui ma saan mängida segamatult iseenda heaks, iseenda rõõmuks, ja ka teiste inimeste rõõmuks, miks mitte. Kui sul on klaver ja saksofon kõrvuti, kumma sa võtad? Klaveri. Okei. Siis ma võtan klaveri, jah. Väga huvitav. On sellel mingi põhjus ka? Minule meeldib saksofon näiteks rohkem. Mängida ma ei oska kumbagi. Ja, et mulle ka väga meeldib saksofon. Et lihtsalt ma tunnen ennast klaverit mängides kui vabamalt.
et siin ka tuleb see mängu, et miks on hea mõte tegeleda mõne alaga süvitsi pikemalt, sest et siis sa saavutad sellise nagu tehnilise vabaduse ja kui sul on teatud tehniline vabadus käes, siis sa hakkad seda kõike nautima rohkem täiel rinnal. Et ma lihtsalt arvan, et ma suudan ennast klaveriga väljendada vabamalt ja rohkem kui saksofoniga. Saksofoniga saad ikkagi ühte nooti korraga mängida, klaveriga saab rohkem noote korraga mängida. Kas sa olid need 3 hobi, mis sul on? Need ei ole sellised, mis lähed teed Rimis uuringu ja siis iga 10 teeb neid 3, et see on väga siuke, ma ütleksin, et harva esinev see, et üks inimene teeb 3 sellist asja nagu ballett, klaverimäng ja saksofon. Ütle mulle, kas sa istusid esireas, kui kõige vägevam andeid jagas või on see tulnud sul ikkagi mingisuguse ulmetööga, oled see enesepiitsutaja hoopis? Ei ühte ega teist, Kris. Et ma arvan, et see on olnud ikkagi selline, see on midagi niisugust, mis käib eluga kaasas, et kui sa teed midagi sellist, mis sulle meeldib, ja sa teed seda järjepidevalt, siis see saab ka osaks sinust. Ja nii lihtne see ongi. Et ma mäletan juba väiksest saadik, et mulle tohutult meeldis muusikakoolis käia. No tõesti, mulle väga-väga meeldis. Et ma ei saanud hästi aru nendest, kes ütlesid, et peab, ema käseb. Et mulle ikka nii õudselt meeldis, ma mäletan. Ja siis ma tahtsin kangesti ka balletti tantsida, aga need 2 asja korraga lihtsalt ei mahtunud üksteise kõrvale ellu. Ja siis ma hakkasin balletti tantsima tegelikult alles 16-aastaselt. Ja siis, kui muusikakool oli lõpetatud ja mul oli rohkem aega süveneda sellesse valdkonda. Et ikkagi see huvi ja nauding. Ja siis sa tahad ka pingutada. Et aga see pingutus ja selles mõttes pole minu puhul olnud kunagi niisugune enesepiitsutamine või eneseületamine. Et nad on pigem siis olnud sinu jaoks sellise stressi ennetajad, stressi leevendajad kui stressi tekitajad? Ja võiks küll niimoodi öelda. Kuigi ma pean tunnistama, et heliredelite harjutamine teinekord oli ka tüütu ja stressirikas, kui ma nüüd hästi meenutan kunagist muusikakooli aega. Aga samal ajal klaveri mängimine kodus on näiteks minule ikka üks väga-väga võimas stressijuhtimise vahend. Mis asi see stress tegelikult on inimese jaoks? Mida me kogeme üldse stressina? Kas me kogeme samu asju stressina või kogeme erinevalt või miks erinevalt? No lühidalt öeldes on stress pingeseisund ja see, kuidas see sul sisemiselt, mida sa tunned sellest pingeseisundis. Jah, me võime kirjeldada, et need sümptomid on inimesed võib-olla korduvad ja on üsna sarnased, aga kokkuvõttes komplektina on see ikkagi hästi isiklik, hästi subjektiivne kogemus. Ja stress on tegelikult väga vajalik ja väga kasulik. Et võimaldab meil ennast kokku võtta, mobiliseerida igasugune olukord, kus sa tunned, et sul niimoodi süda hakkab kiiremini põksuma või kus sa tunned, et sellist niimoodi jõudu liikmetesse tulemas või vastupidiselt ära kadumas on tegelikult stressiseisund ja loodus on meil andnud selle mehhanismi selleks, et ohu või hüve olukorras kiiresti reageerida. Et häda on lihtsalt selles, et see ongi ette nähtud lühiajaliseks menetlemiseks. Et kui stress, selline ülemäärane stressitase kestab liiga pikalt, siis ta hakkab tohutult väsitama ja kurnama. Ja see on probleem. Ja siis meil tekivad sellisest ülemäärasest stressist tulenevad vaevused. Et sa tunned nüüd kehaliselt, et sul ei ole jõudu, sul tekivad uinumise raskused või on see uni ebakvaliteetne, muutused söögiisus, kõhuvalud, nahaprobleemid.
kõik sellised halvad asjad või ebameeldivad asjad, mis hakkavad igapäevaelu segama. Ja teisest küljest ka meie ajutegevus saab pikaajalise stressi tõttu päris tugeva löögi. Et kui lühiajaliselt aitab stress hästi kokku võtta ja teinekord isegi hästi teravalt mõtelda. Et me ise seame ennast mõnikord stressi olukorda sellepärast, et olla võimalikult terav. Aga pikaajaliselt on see toime vastupidine. Et isegi uuringud näitavad seda, et ajus toimuvad see pilt ajus on samasugune nagu Alzheimeri haigetel. Et ikkagi su mälu hakkab alt vedama, su tähelepanu ei ole nii terav ja su kõne ei ole nii selge, sul hakkavad sõnad sassi minema. Asjad, mis on kogu aeg meeles, ühel hetkel on must auk, ei ole, nagu näiteks panga PIN-kood. Tänapäeval õnneks ei ole seda väga vaja teada või kahjuks, sest et tegelikult selleks, et meil asjad hästi meeles püsiksid, on vaja seda tähelepanu treenida. Et jah, need sümptomid võivad olla väga subjektiivsed, aga kokkuvõttes ka see tõesti, et ka meie meeleolu kindlasti saab löögi. Et mõni inimene muutub hästi kergesti ärrituvaks, teine tõmbub rohkem endasse, on kurvameelne. Sa saad aru, et sinuga ei ole päris kõik korras, kui ei ole enam sina ise, kuidas sa oled harjunud ennast tundma või kogema. Et kus sellisest võib-olla ajutisest kõikumisest on saanud selline püsivam ärritusseisund või selline püsivam meeleolulangus või selline püsivam probleem unega ja nii edasi. Kui palju sa praegu näed seda, et inimesed on stressis kas rohkem või vähem kui enne aastat? No ma näen väga palju seda ülestressi. Ja see ongi eelkõige tingitud sellest, et meil on ära võetud see turvaline rutiin, mille sa oled harjunud tiksuma, heas mõttes tegelikult, et rütmilisus ja rutiinid on ajule väga tähtsad. Ja kui sa nüüd pead kogu aeg olema valvel seisus, et kuidas reageerida, kuidas ellu jääda, kuidas oma elu planeerida või mitte planeerida, siis see on niisugune stiimul, mis automaatselt tekitab stressi. Ja veel keskkonnast rääkides, siis see, et me oleme väga tugevasti virtuaalmaailma kolinud, on ka selline ilmne stressiallikas, sest virtuaalkeskkond on ajule väga väsitav. Kui palju me tunnistame? Sa ütled, et sa näed palju. Kui palju sa näed seda, et tunnistatakse, et jah, ma olen stressis ja kui palju sa näed, et ei tunnistata? Kas meil see Eesti mehe, mul pole häda mitte midagi, kas see on kuidagi nagu levima hakanud ka rohkem või? Minu meelest tunnistatakse järjest rohkem. Et eks siin on ka selles mõttes erinevad algatused, nagu see Peaasi näiteks, eks ju, see on teinud väga-väga tänuväärset tööd ühiskonnas ja ka teised organisatsioonide algatused on hakanud vaikselt tegelikult muutma ka seda ühiskonna arusaama vaimse tervise küsimusest kui sellisest. Et ma näen, et järjest vähem on tabu rääkida stressist, vaadata endale ausalt otsa ja öelda, et selline hale seis on iseendaga, et see tegelikult on väga suur julguse ja tugevuse märk, et midagi siis ette võtta. Jah, sest me ei saa ju muuta asja, mida me endale ei teadvusta, eks ju. Täpselt, ja nii on. Kuigi siin on üks aga, et teinekord on sellest probleemist kõrvalevaatamisest ka abi, sest väga paljud probleemid lähevad elus, tulevad ja lähevad. Ja kui sa omandad oskuse nendest mööda vaadata, siis on ka selle võrra stressi vähem. Et ka see oskus on väga oluline tegelikult. Et see on ka üks tehnika, ta ise teinekord aitan inimestel praktiseerida, et õppida vahet tegema, et millele tasub oma tähelepanu keskenduda, millele mitte. Et võib-olla selle igale negatiivsele stiimulile ei olegi vaja tähelepanu pöörata.
et selle iga probleemi teadvustamine üdini, et ta ei aita sul edasi liikuda. Sa õpetad inimesi ka stressiga hakkama saama. Ja ma saatsin sulle meie tänase taustakangelase raamatu Kuidas stressiküüsist pääseda. Sa ütlesid, et sa tundsid seal päris paljusid asju ära, mida sa inimestele räägid, aga samas sa ütlesid ka, et sul oli seal mingeid asju, mis olid sinu jaoks võib-olla uued. Mis sul nagu kõige suuremad sellised äratundmised seal raamatus olid? Või mis mulje ta üldse sulle jättis? Jaa, et väga asjalik doktor, see Rangan Chatelier, et väga positiivse mulje jättis, sellepärast, et ta oskab väga lihtsas keeles tegelikult rääkida lahti need hästi olulised põhiasjad, mis aitavad meil ennast siis sellisele positiivsemale teele viia ja seal hoida. Ja see ei ole raamat, mis tingimata sunnib olema selline keep smiling ja kindlasti kogu aeg hästi positiivne. Ja see oligi minu meelest sümpaatne, et kui ma loen kuskilt, et ole kogu aeg naeratus näol ja hästi positiivne, siis see tegelikult ei ole loomulik. Et sa võtad ära seega selle väga olulise osa inimeseks olemiseks, et erinevate emotsioonide kogemise ja erinevate mõtete, tunnete kogemise. Ehitamine endale ju ei aita mitte kuidagi ju tegelikult stressi maandada, ta ju tekitab uue stressori juurde, sa pead veel fassaadi eest ka hoolt kandma. No vot, et jällegi jah, teinekord see fassaad on selline kiire päästenöör, mis sind olukorrast välja aitab. Et oluline jah, et me iseennast iseenda eest fassaadi taha ei unustaks, et väga oluline on see oskus enda päris mõtetele, tunnetele ausalt otsa vaadata, siis sealt on võimalik hakata siis need erinevaid lahenduskäike välja rullima. See on nii tore, kuidas väikeste füüsiliste asjadega on ka võimalik seda manipuleerida endale nii-öelda kergemaks teha seda, kas või tõesti toitumise või liikumise valikuga, nagu sa ütlesid, et see balletki, et sa tühjad mõju on ju. Just, et mida ka Rangan oma raamatus päris pikalt käsitleb, on just seesama füüsise rakendamine vaimuvankri ette, eks ju. Et see kuidagi see terves kehas terve vaim, et see on midagi sellist, et milleni ma ka ise olen jõudnud ühest küljest intuitiivselt, aga teisest küljest ka erinevatele teaduslikele uuringutele tuginedes, et tõepoolest, et see füüsiline tegevus võib olla väga vabastav, aidata sind ennast välja mingisugustest mõtlemise seisakutest. Et kui piltlikult öeldes, et juhe on kokku jooksnud, siis sageli on kaks asja, mis aitab. Et mine tee üks jalutuskäik metsas ja juba võib-olla esimese 500 meetri peal tegelikult hakkab vaikselt juba lahti hargnema ja kui tagasi jõuad, on juba hoopis teine pilt. Ja teine asi, mine puhka ennast välja, eks ju. Et need on kaks sellist lihtsalt füüsilist asja, mis kohe panevad aju teistmoodi tööle. Aga võib-olla veel üks asi, et üks selline kinnitus, mis ma sellest raamatust leidsin ja ka võib-olla väga selliste toredate mitmekesiste nurkadelt on nagu mõte sellisest distantsi võtmisest. Et selleks, et oma, mis iganes, selleks, et oma nendest muremõtete virvarrist välja saada või sellest tundest, et mul on nii kohutavalt kiire, kuidas ma jõuan, et sul on justkui kogu aeg see särimine on nii tugev, et see lihtsalt kurnab sind, et kuidas sellest välja astuda ja saada see sisemine balanss ja rahu tagasi, et kuidas tekitada ruumi. See ruumi tekitamine on psühholoogilises plaanis üks väga võimas mehhanism minu meelest. Et siin selles raamatus on ka mitmed häid nippe selle kohta, et kuidas siis tegelikult väga lihtsate võtete abil teha nii,
et sul oleks aega rohkem või et sa saaksid kuidagipidi ennast ka vahepeal iseendast kõrval astuda ja teha neid pause. Et näiteks üks asi, mida ma ise praktiseerin sageli on mitte midagi mõtlemine, mitte midagi tegemine, et lihtsalt selliste täiesti puhtalt nagu logelemismomentide võtmine. See, kus sa lihtsalt vahidki kaugusesse, hea, kui see kaugus on mingisugune looduslik keskkond, et mul endal kodus avaneb ilusti puudele vaade metsale ja siis sa lihtsalt vaatad sinna nendesse puudesse ja kui sa lihtsalt oled selles olekus ja proovid mitte millelegi muule mõtelda, see on ainus ülesanne ajule, ära mõtle mitte millestki ja vaata sinna kaugusesse. Sa oled sellises olekus 3 minutit ja sa juba tunned, kuidas sa tegelikult oled rohkem puhanud. Sest et muidu aju täidab ennast ikkagi kogu aeg nende küsimustega, mis mul on veel tegemata, mis mul on veel ees, mis on veel halvasti. Ja aju mõttes pole vahet, kas sa teed neid tegevusi, kas sa liigud siis edasi, et asjad saaks tehtud või sa lihtsalt kerid neid mõtteid. See on ikkagi tegevus aju jaoks. Ainuke asi on see, et sellest mõtete virvarrist tavaliselt seda tulemust ei sünni. Nii et need lihtsalt sellised passimise hetked päeva jooksul. Et ma tõesti julgustan võtma neid molutamise momente julgelt iga paari tunni tagant. Ja tegelikult sa ei kaota, kui sa midagi elus, kui sa võtad iga 2 tunni tagant 3 minutit. Ja samal ajal sa toidad ennast sellise uue energiaga. Mida sa soovitad sellisele inimesele, kes ei oska seda koosolekut endal peas vait panna? Siis ma soovitan see teist nippi, mida ma ka kasutan. Et üks väga hea asi on söömine. Eks ju, oled sa Kris nõus sellega? Jaa, sa ainult söömist toidab. Just, väga meeldiv. Ja mina näiteks kasutan söömist nendeks hetkedeks, kus oma pea tühjaks raputada kõigest muust ja üleliigsest. Ehk sa keskendud selle söömise keskuse siis 5 minutit või 10 minutit või 15 minutit ainult sellele aktile, milleks on söömine. Täie tähelepanuga. Juhid tähelepanu sellele, mis lõhna sa tunned, kuidas on see tunne sul suus, mis maitset sa tunned, kuidas jällegi keskendud tähelepanu lõhnale, maitsele, tekstuurile, kahvli ja noaklõbinale, sellele visuaalile, mis sul taldrikus on. Ja sa tegeled teadlikult selle kogemuse teadvustamisega. Mitte sellega, et mitu korda ma pean mäluma või et süüa tuleb aeglaselt või et mul jääb nüüd elus midagi tegemata, kui ma samal ajal näiteks ei scrolli telefonist mingisuguseid uudiseid või kui ma ei vasta samal ajal meilile söömise käigus. Et vaid vastupidi. Sa ei võta mitte midagi kaasa sinna sellesse hetke, kui sa oled ainult sina ja söök. Et sa tegeled söögiga. Ja see on väga-väga hea esiteks lõõgastusvõimalus või selline tööriist ja teiseks ka keskendumise trenn. Et meil tänapäevas on üks hästi suur probleem, on suutlikkus süveneda ja suutlikkus keskenduda oma tähelepanu ühele asjale. Nii et see on justkui selline omamoodi meditatsioon, mis on ka lihtsalt selline väga-väga meeldiv tegevus. Nii et proovige niimoodi süüa. Sellel on muuseas üks väga-väga suur hüve veel sellel samal harjutusel, millest sa rääksid. See on üks võimsamaid kaalulangetusmeetodeid. Jaa, just. Aju saab aru, mida ta teeb ja kõht saab kiiremini täis. Just, et sa tegelikult keskendud tähelepanu lubamisele selle asemel, et keelata. Et mis on, kui ma olen tegelenud natukene inimeste abistamisega ka just erinevates tervisekäitumise küsimustest, millega see toitumine käib hästi käsikäes. Ja
Ja üks asi, mida ma olen inimesi aidanud, sest et ma lihtsalt näen, et see on töötanud minu enda puhul, ongi see, et lõpeta igasugune mõõtmine, kaalumine ja enesele keelamine, et asenda see lubamisega. Ja see lubamine tegelikult täpselt nii käibki, et sa lubad endale nautida seda maitset, seda lõhna, seda elamust. Ja siis su aju ei pea tegelema selle paanikaga, et äkki saab otsa ja ma tahan veel, aga ei tohi. Ja niipea, kui sa endale need keelud peas niimoodi ritta laod, niipea hakkab teine osa ajust nõudma, et just seda ma tahan, mida ma ei tohi. Ja absoluutselt. Ja siis läheb veel meil see parasümpaatiline või sümpaatiline närvisüsteem ka tööle ja siis meil seedimine enam ei toimi ja me saavutame hoopis vastupidise efekti. Ja, et võtta stress ära sellelt söömiselt ja kasuta seda enda kasuks pigem ja selles mõttes läheb elu lihtsamaks, rõõmsamaks ja kaob ära ka see mure liigselt koguneva pärast. Ja, absoluutselt. Räägi mulle sellist asja, kas stressi ennetusmeetoditel ja stressi leevendusmeetoditel on samamoodi vahe, nagu on toitumises, toitainetel ja ravimitel ehk siis ennetusel ja tagantjärgi tegevusel? Või on need üks ja sama stressi suhtes? Nii, ma jäin sinu praegu korra selle paralleeli peale mõtlema, et nii ja naa. Selles mõttes, et samu tehnikaid, mida sa kasutad ennetuseks, näiteks positiivne kinnitamine ja olukordade ümberraamistamine, enda füüsisest hoolitsemine ja nii edasi. Ja need on palju veel. Et need samad meetodid toimivad ka stressi leevendamisel. Aga teinekord, kui stress on läinud väga hulluks ja väga pikaajaliselt meil on kujunenud välja depressioon, siis teinekord on vaja võtta rohtu selleks, et saada see ajukeemia sellisesse balanssi tagasi, et sa oleksid suuteline oma mõtteid juhtima viisil, mis sind aitab. Aga ennetuseks rohtu ei ole vaja. See rohi on tegelikult oma peas olemas. Need ained, mida mõjutavad antidepressandid, on tegelikult meie enda loomulik neurokeemia. Ja nende ainete balanssi on meil võimalik ise väga lihtsate vahenditega ilusasti jonksus hoida oma igapäevaelu käigus. Mis sinu meelest kõige sellisem olulisem stressi ennetusmeetod võiks või peaks ühe inimese elus olema? Või on sellist ühte magic balli? Et sellist ühte imevitsa on küll hästi raske välja tuua, sest et tegelikult on küsimus komplektis. Ikkagi küsimus on komplektis ja balansis. Et kui nii mõelda, et mida aju vajab selleks, et olla hästi sitke ja painduv ja hästi hakkama saada, hästi kohaneda, et selleks on laias laastus vaja 3 asja või 3 mehhanismi eest hoolitseda. Et üks on see, et meil on vaja toetavaid rutiine, seda, et on midagi, mis kordub päevast päeva, et sul on, kas need on mingisugused hommikurutiinid, on see, et sul on kindla regulaarsusega, teed sa trenni, sul on mingisugune, sa lähed kindlal ajal magama, ärkad kindlal ajal üles, et selline rütmiline balanss on elus, et see rütmilisuse rutiinid on tohutult olulised, eriti keset sellist potentsiaalselt stressirikast perioodi. See on üks asi. Aga teine asi on see, et me aju vajab samavõrra vaheldust. Et kui sul on kogu aeg on see tiksud täpselt selles samas, siis see ka ei pruugi treenida sind hästi stressiga toime tulema tulevikus. Et aju vajab ka vaheldust, vajab ootamatusi, vajab üllatusi, vajab ühest tegevusest puhkust, vajab ümberlülitamist. Nii et seda vaheldust
on meil ka päeva jooksul järjepidevalt tajule vaja pakkuda, et sa pakuksid erinevat sorti stiimulit. Et me intuitiivselt seda ju teemegi, et me ei suuda järjest vaadata ekraani väga pikalt, et sa pead vahepeal vaheldust pakkuma, sa pead vahepeal silmad kinni panema, vahepeal püsti tõusma, vahepeal liigutama, et selleks, et hoida aju värskena. Ja kolmandaks on meil vaja kontakti teiste inimestega ja psühholoogia valdkonna uuringud näitavad, et tegelikult et see teine inimene on vast isegi kõige tugevama jõuga ülemäära stressi ennetav faktor meie elus. Et me oleme sotsiaalsed loomad ja see teadmine ja tunne, et sa ei ole üksi. Et sul on sõbrad ümber või sul on oma perekond ümber või sul on kas või see üks inimene, kellega sa saad olla hästi avatud, hästi alasti, hästi sina ise, kellega saad jagada kõike ja kes jagab sinuga, siis see vastastikuse moment on see, mis on meil psüühika terve funksimise seisukohast nii oluline. Et sotsiaalne isolatsioon on võib-olla isegi kõige hullem asi, mis võib meiega juhtuda. Nii et kui me peaks panema kuidagi tähtsuse järjekorda, siis see kontaktis olemine teiste inimestega on tohutult oluline. Aga jällegi, ka siin on see moment, et see tähendab seda, et aju vajab kogu aeg teiste inimestega koos olemist. Ei, mitte seda. Meil on ka siin vaja vaheldust. Meil on vaja ka võimalust olla üksinda, täiesti vaikuses, täiesti omaette. Et ka seda on vaja. Väga palju seda kuidagi nagu peljatakse. Me oleme sellest rääkinud, sellest samast üksioleku pelgamisest siin samas sarjas enne ka, et kuidagi ei juleta jääda iseendaga, et see enda teistega ümbritsemine on justkui mingisugune nagu kaitsekiht, et siis ei pea minema peeglisse ja ütlema tere, mina olen Kris, kes sina oled. Et endaga see tuttavaks saamine ja ometi tegelikult on meile nii palju praegu antud seda vajalikku aega tulla sellest mürast välja ja saada nagu päriselt iseendaga tuttavaks. Iseennast analüüsida, otsida seda sama ikigaid, millest Rangan räägib, mida sina mainisid enne, kui me täna rääkima hakkasime, mida mina tohutult usun ja imetlen seda Jaapani kontseptsiooni ikigaid. Et ega sa ei leia seda omaenda elu mõtet ju ilma ennast tundmata. Mitte kuidagi. No nii on, ja samal ajal on ikkagi ka teised inimesed sinu jaoks nagu selline oluline kanal, et kelle peal siis ka nagu testida, et need oma mõtteid ja teinekord on ka vaja teist inimest, kes peegeldaks sulle tagasi. Et ma nüüd mõtlen selliseid mõtteid, et kuidas sina sellest aru saad ja siis ta jutustab sulle selle ümber, kuidas tema kuuleb, mida sina ütled ja siis sa kuuled, et ahaa, võib ka nii mõelda, eks ju. Et okei, ma polegi mõelnud selle nurga alt, et võib-olla asjad ei olegi nii hullud. Aga siin, et saavutada see selline sarnane tasand ka iseenda sees, siis töötab jube hästi kirjutamine. Et oma mõtete väljakirjutamine ja sõnastamine, et see sõnade külge riputamine oma ükskõik kui segastele mõtetele aitab seda selgust iseenda sees luua. Jaa, mul käest just mõni aeg tagasi, mõni päev tagasi küsiti kirjalikult vastust, et mis asi on hoolimine. Ja ei ole nii lihtsat asja kunagi pidanud nagu läbi analüüsima ja mõtlema enda jaoks, et see tõesti see kirjutamine, see annab igale sõnale kaalu, aga samas ta annab sulle ka võimaluse ümber mõelda ja päriselt aru saada, mida sa siis mida sa siis mõistad ühe või teise asja all. Ja tulles tagasi selle vajaduse juurde võtta paus ja astuda korra endast kõrvale, on ka see väljakirjutamine hästi hea võimalus, sest et sa justkui nagu lood selle suhte iseenda mõtetega, et siis nad on seal mustvalgel
ja nad on selles mõttes sinust eraldi. Sul on võimalik võtta mingisugune seisukoht nende mõtete osas ja sul on võimalik neile pakkuda alternatiive. Sul on võimalik vaadata neid sõnu kui iseenda sõpra, anda iseendale kui oma parimale sõbrale nõu. Et nii kaua, kuni nad lendavad peas niimoodi pilla-palla ja tõesti mõtted lendavad ja asenduvad väga kiiresti teiste mõtetega. Need on väga raske kinni püüda, aga kui nad on sinna paberile saanud, siis sealt nad nagu niimoodi lendu ei tõuse. Vähemasti niisama lihtsasti mitte. Järgmine etapp on panna nad laulu sisse, sest juba vanatarkus ütleb, et kes on laulu sisse pandud, see enam sealt välja ei saa. Jaa, just. Räägi oma lemmikutest stressi leevendusmeetoditest, mida sa oled kas siis alateadlikult kunagi kasutanud ja nüüd teadlikult või mis sul toimib kõige paremini, lisaks sellele, et sa lähed klaveri juurde, midagi sellist, mida saab lihtsurelik inimene ka kasutada. et siis ma neid soovitusi annan, et varvaskingad jalga ja tee mõned piruetid. See lõpeb halvasti. Ja see võib lõppeda valusasti. Või et tee mõned tantüüd, et sellega saab hakkama küll, aga selles mõttes, et kui suur nauding ja stressileevendus see nüüd on. Et üks asi, mis jah, et ikkagi see selline iseenda selline vaba loominguline väljendamine, see on tegelikult kättesaadav igale inimesele. Võib-olla see nõuab ka harjutamist, et see ei ole, et kellele see tundub kuidagi võõras, et võib-olla, et mis mõttes, mida ma siis nüüd teen, eks ju, et see on tegelikult mis iganes. Et näiteks kas või oma kätega, näiteks tee pärmitainast või midagi sellist, mida sa saad teha oma kätega, midagi füüsilist, et miks on näiteks aiatööd või kudumine või joonistamine või mis iganes selline päris füüsilise maailma kontaktis olemine, millegi silmnähtava loomine, ajule nagu hästi leevendav, et just nimelt nagu seetõttu, et sa paned oma aistingu sinna sisse. Et selles mõttes, et minu stressileevendusviisid on ikkagi hästi seotud sellega, et mulle meeldib väga süüa teha, et siis ma tõesti, et see söögi tegemine, kõik need lõhnad, kogu see protsess, tõsi, mulle ei meeldi koristada nii väga seda, mis selle söögi tegemisega kaasneb, aga see on omaette lugu. Et ka selles on oma võlu, et selle korra loomises hiljem. Aga siis on ka tore, kui sul on teised inimesed ümber, kes jälle ulatavad abikäe, aitavad selle osaga ühele poole saada. Aga just, et olla oma meeltega hästi füüsiliselt maailmas kohal ja kogeda naudinguid, väikseid naudinguid. Et see on olnud minu selline intuitiivne nipp, et lähen kohvikusse, mulle meeldib nii süüa teha, kui hästi süüa ja olla sellises esteetiliselt ilusas keskkonnas. Et siis lähed ja pakud ja lubad endale seda mõnu ja tõesti oled selles hetkes ja lihtsalt mõnuledki. Et sellised hetked. Ja siis ma vajan väga palju ka vaikust ja üksi olemist, kas nüüd palju, aga ma kindlasti vajan seda ja ka mu lähedased juba teavad, nagu mu perekond, et see on see viis, kuidas mina taastun, et keegi ei pahanda, kui ma teinekord lähen niimoodi sellisele üksi olemise retriidile 2 päevaks näiteks ja siis ma tulen tagasi, ma olen selle doosi üksi vaikuses olemist kätte saanud. Et see on inimesed erinev, aga ma julgen täitsa soovitada, et keegi ei pea solvama, et kui sa lähed ära, et see on iseenda hoidmise ja teiste inimeste hoidmise jaoks oluline teinekord. Kui sa niimoodi käid vahel sellisel üksi olemise retriidil, mis sul endaga kaasas on? Mis annab sulle selle tõelise lõõgastuse tunde seal? Mina näiteks võtan tavaliselt kaasa 3-4 raamatut, ma tavaliselt ühegi lugemiseni võib-olla sel hetkel parasjagu ei jõua, aga nad peavad mul olema.
Mis sinul sellised asjad on? Ja mina võtan ka raamatu tavaliselt kaasa ja ma võtan sellise raamatu, mis just selles hetkes mind inspireerib. Et see võib olla midagi ilukirjanduslikku või mingisugune jutukas ja see võib olla ka kuidagi intellektuaalselt paeluv. Ja oluline lihtsalt on see, et see on see minu selle hetke raamat. Et kui ma olen kuidagi pidi olnud väga suure sellise, kuidas ma ütlen, intellektuaalse koorma all, et kus sul on nagu tööalaselt ennast nagu kõvasti kokku võtta, õppida palju uut, siis ühel hetkel tuleb see piir ette, et sa rohkem ei jaksa. Et palun ärge andke mulle raamatut, mis sunnib mind tundma, et ma pean olema targem, kui ma olen. Et siis ma ei taha seda raamatut. Siis ma tahan midagi muud, midagi lihtsamat. Et ja see on kindlasti see. Ja siis mulle ikkagi meeldivad need samad füüsilised naudingud, et ma lähen üksinda restorani näiteks, kui see loodetavasti tulevad need ajad jälle tagasi, kui restoranid avatakse. Ja väga loodan, et see tuleb, sest et nii mõnigi hea sõber restoranipidaja ma hoian pöialt, et nad saavad oma restorani taas avada. Ja siis ma lihtsalt istun ja vaatan, mulle meeldib teisi inimesi vaadata, ma tean, et see on ebaviisakas, aga ma lihtsalt suure huviga jälgin, et millised on inimesed ja kuidas nad on üldse hinnanguid ladumata, aga lihtsalt on nagu huvitav. Ja siis üksinda vaikides jälgin mängu. Tänates ma ei ole ainus, kes kohviku nurgast teisi passib. Minu meelest on ka nii, inimene on minu meelest kõige huvitavam loom peale koera. Koerad meeldivad mulle nõks rohkem endiselt, aga inimene on äärmiselt huvitav loom. Nii et ühesõnaga, mis me siis stressileevendus ja stressiennetusmeetoditest kokku sinu soovitused võtsime, et tegele millegi loovaga, loo midagi oma käega. Mina pean nüüd selle peale kõvasti mõtlema, sest mina olen kaasa saanud isapoolse andetuse joonistamise osas. Ta õpetas mulle joonistama ainult ema staffi ja sellega minu kogu oskus juhtub. Ja ma pean midagi nüüd leiutama. Tegema füüsilist. See on eriti oluline. Rangan räägib ka sellest päris palju ja see on ammu teada, et mida vaimsem on su töö, seda füüsilisem peab olema su lõõgastumine, et see jällegi tekiks, eks ju, balanss. Sina ei saa balleti ajal mõelda, mina ei saa ujumise ajal veel mõelda. Mul vastasel ma lihtsalt upun ära. Väga hea lõõgastus. Ja muidugi raamat. Inimese kõige parem sõber tegelikult peale koera jälle. Ja ka söömine ikkagi. Ja ka söömine. Ja ma mõtlesin ka selle loomingulise tegevuse peale, et mina olen ka täiesti selles mõttes, et see Jumal oli ikkagi kuskil täitsa teise koha peal siis sellisel hetkel, kui jagati need eegeldamise, kudumise ja joonistamise oskusi. Et ma väga imetlen, et inimesed on imelised käsitöömeistrid, siis mina olen ikkagi ainult vanaema abiga läbinud need sokikudumised ja muud sellised tunnid kunagi kooli ajal. Mina näiteks arutasin maal vana soki üles, pistsin vardad sisse, viisin, sain 5 õpetaja, viitsin maga vaielda. Igal ühel oma. Jaa, väga mõnusad nõuanded. Tead, Kris, üks asi on veel ikkagi, ilma milleta ei saa. See on tegelikult ikkagi ka huumor. Et nalja peab ka eluski tegema ja saama. Et see on niivõrd selles mõttes oluline nagu lõõgastusasi, et ei saa üle ega ümber. Ja see huumoriga muidugi ka see asi, et mis ma olen näinud, et mõnikord inimesed ka see on ka suurepärane maskeerimisviis, et kui sul on tegelikult väga suured mured, mida seal all ja siis sa tegelikult maskeerid need sellise ilusa huumorimütsi alla. Et see võib olla ka märk sellest, et võib-olla teinekord on hea mõte rääkida ilma naljata asjadest ja päriselt ja avatult nii, nagu nad on. Aga põhimõtteliselt selline siiras naer kui selline on psüühilise tervise seisukohast hindamatult oluline. Täiesti nõus ja ootan väga isiklikult tagasi aegu, kus Eesti huumori
maastikul vahetuks isiklik ärapanemishuumor taas umbisikulise päris huumori vastu, mida ei ole juba aastaid olnud ja millest mina väga tunnen puudust, sest see nagu konkreetse isiku arvelt huumori tegemine käib mulle kuidagi nagu väga niimoodi, teeb haiget. Vist sama palju kui nendele, kelle arvelt seda tehakse, et ma olen kuidagi selle koha pealt nagu ülitundlik, et pigem selline stressi tekitaja huumor kui stressi leevendaja. Aga väga hea nali on alati väga hea stressimaandaja. Mina vahel autos röögin Kreisiraadio laulusid kaasa laulda ja saan oma stressi kohe lataki vastu maad tagasi. Aitäh sulle, Eva-Maria! Aitäh, Kris! Imeliste soovituste ja selle väga ägeda tunni aja eest. Ja mul on hea meel, et me lõpetasime huumori teemaga, sest käes on ju ometi 1. aprill. Mis ei tee muidugi naljalt ühtegi sellest, mis me enne seda rääkisime. Aga selle huumoriprismaga on hea lõpetada ja soovin sulle väga palju muutustega hästi kohanevaid, sinu abil hästi kohanevaid kliente, keda aidata, sest mul on selline tunne, et täna on meil kõigil vaja kas enda sisse või endast väljapoole ühte muutuste ja arengu nõustajat. Sest nii on. Ja sind, kallis vaataja-kuulaja, tänan ma taas selle tunni aja eest, mis sa meie seltsis veetsid. Ja ma loodan, et said sina ka siit palju nippe, mida teha ja kuidas oma stressiga hakkama saada. Kui tahad teada, mismoodi varvaskingadel elu käib, siis proovi korra millegi abil palun varvastele tõusta ja paar sammu astuda. Ma väga loodan, et see ei lõppe sul ühegi murruga, aga see on väga põnev tegemine. Mina teen seda aeg-ajalt lihtsalt selleks, et tuletada meelde, et ma ei saa. Et on mingisugused limiidid. Aga sinuga, kullakene, kohtume taas jälle nädala pärast ja vaatame, millised teemad on siis. Soovin sulle absoluutselt kõike paremat ja ilusat kevadet.